Tere, mina olen kliiniline toitumisterapeut ja bariaatriõde Anni Laas. Käesolevas loengus räägin toitumise ja liikumise soovitustest esimesel kuul pärast maavähendusoperatsiooni. Maavähendusoperatsiooni järgne dieet erineb teistest dieetidest, sest see muutub erinevates operatsioonijärgsetes perioodides ja igal perioodil on erinev rõhuasetus. Üldistest tervisliku toitumise põhimõtetest on kõige enam erinevusi esimese kuu jooksul pärast kirurgilist sekkumist ja just seetõttu keskendun antud loengus pikemalt mainitud perioodile. Enne operatsioonijärgse perioodi käsitlemist peatun hetkeks operatsiooni eelsel dieedil, millel on patsiendi ettevalmistusprotsessis oluline osa. Operatsioonieelse dieedi eesmärk on mitte niivõrd kaalulangus, aga pigem maksa suuruse ja kõhuõõne sisese rasvkoe hulga vähendamine. See omakorda vähendab operatsiooniaegsete komplikatsioonide tekkeriski. Samas annab see ka patsiendile võimaluse harjutada operatsioonijärgseks ajaks vajalikku režiimi, sest oluline on, et patsient harjuks võtma toidulisandeid, sööma regulaarselt väikestes kogustes ja mitte jooma vedelikke toidukorra ajal. Operatsioonieelne dieet kestab sõltuvalt patsiendi kehamassi indeksist 2–4 nädalat. Dieedi ajal peaks patsient sööma 4 korda päevas. 3 korral neist tuleks juua valgujooki ja vaid 1 söögikord võib olla nii-öelda tavaline soe toit. Esimese valgujoogi peaks patsient jooma hommikusöögi asemel, teise varase lõunasöögina. Hilisemaks lõunasöögiks sobib soe toit, mis sisaldab kergemat kala või liha ja köögivilju või salatit. 3. ja viimane valgujook jääb õhtusöögiks. Söögikordade vahelisel ajal näksida ei tohi. Tarvitatavad valgujoogid peavad olema kindlasti niinimetatud söögikorra asendajad, sest sellised joogid või pulbrid sisaldavad lisaks valgule ka vitamiine ja mineraale. Patsient peab päeva jooksul tarbima minimaalselt 1 liitri kalorivaba gaseerimata vedelikku. Lisaks tuleb operatsioonieelse dieedi ajal manustada igapäevaselt multivitamiini. Selleks on sobilikud ka käsimüügis olevad vitamiinide ja mineraalide komplekspreparaadid. Päev enne operatsiooni joob patsient valgujooke sarnaselt eelnevatele päevadele, kuid sooja toiduna võiks patsient nüüd süüa püreesuppi või mõnda muud vedelamat, kergesti seeditavat toitu. Kindlasti ei tohi unustada vedelike tarbimist ka päev enne operatsiooni. Haiglas olles ja pärast operatsiooni edukat toimumist algab patsiendil taastumise aeg kirurgiaosakonnas. Operatsioonipäeva õhtul ja sellele järgneval päeval antakse patsiendile väikeste lonksudena juua gaseerimata vett. Sinna sisse võib maitse tekitamiseks lisada ka natuke puuviljamahla. Kui toasooja vee joomine tekitab patsiendile iiveldus või vastikustunnet, siis esimesel operatsioonijärgsel päeval soovitame vahel proovida ka suhkruta ja jahutatud tee või kohvi joomist. See võib soodustada seedetrakti tööd ja toimib seetõttu aeg-ajalt ka iivelduse ja puhituse profülaktikana. Teisel operatsioonijärgsel päeval saavad patsiendid juba proovida juua ka vedelat jogurtit. Kasulik on patsiendile rõhutada, et vedelikke tuleb tarbida aeglaselt, väikeste lonksude kaupa ja ühtlaselt päeva jooksul. Esimesel operatsioonijärgsel päeval peaks eesmärgiks olema kokku juua 1 liiter vedelikke. Pärast operatsiooni on vaja hakata ka koheselt liikuma. Seetõttu palume patsientidel esimesel võimalusel pärast operatsiooni, loomulikult kui enesetunne seda lubab, istuda voodiserval, voodist tõusta ja minna iseseisvalt tualetti. Soovi korral võib minna osakonna piires ka jalutama. Esimeste jalutuskäikude pikkused sõltuvad patsiendi enesetundest. Kuna operatsioonijärgne aeg jagatakse 3 perioodiks, siis sisuliselt on esimene periood alanud juba haiglas ja see kestab esimesed 2 nädalat pärast operatsiooni. See on periood, mil operatsiooni haavad ja õmblused maol ja ka peensoolel on haprad. Liiga kiire või sobimatu toidu söömine võib olla paranevatele haavadele ohtlik ja tekitada operatsioonijärgseid komplikatsioone.
Kui patsient on juba haiglas olles joonud jogurtit, siis koju jõudes ja kogu esimese perioodi vältel võib patsient sööma hakata püreestatud ja kergesti seeditavaid toite, mis ei sisalda tahkeid tükke, lisatud suhkrut või liigselt rasva. Suuri tükke alla neelata ei tohiks ja toit peaks olema vedel või niisutatud. Sööma peaks regulaarselt ja kuna toiduportsjonid on algselt üsna väiksed, siis võiks süüa umbes 4–6 korda päevas. Söögikordade vahed väga pikaks venida ei tohi. Portsjoni suurused võivad varieeruda 25 milliliitrist kuni 100 milliliitrini. Selleks, et vältida ülesöömist, on ilmselgelt vaja õppida tunnetama täiskõhutunnet ja lõpetada söömine kohe selle tekkimisel. Täiskõhutunne on tavaliselt survetunne rinnaku taga keskel, rinnakorvi all. On võimalik, et vahel tekib täiskõhutunne juba 2–3 suutäie järel, siis tulebki selleks korraks söömine lõpetada. Et täiskõhutunnet paremini tajuda, on hea võtta söömiseks aega. See tähendab, et iga suutäie järel on soovitav teha 30-sekundiline kuni 1-minutiline paus. Kindlasti peaks patsient jälgima tarbitava valgu kogust juba esimesest perioodist alates. Iga söögikord peaks sisaldama midagi, mis on valgurikas, näiteks kala, linnuliha, muna või vähendatud rasvasisaldusega piimatooteid. Kui patsiendil on probleeme valgurikka toidu söömisega, tuleks lisaks tarvitada valgupulbreid või valgujooke. Esimeste nädalate jooksul võib tarbida operatsioonieelse dieedi käigus kasutatud toidukorra asendajaid, lisades neid nüüd näiteks smuutile, jogurtile või muule. Kasutades maitsestamata valgulisandeid, saab tooteid lisada ka näiteks soolastele püreesuppidele. Kui patsiendil tekib paksemate püreestatud toitude söömisega probleeme, tuleks tagasi pöörduda vedelike või vedelamat tekstuuriga toitude tarvitamise juurde. Püreestatud toite saab sellisel juhul uuesti süüa proovida mõne päeva kuni nädala möödudes. Nii nagu peale operatsiooni osakonnas on vedelike tarbimine tähtis ka kodus. Seetõttu suunake patsiendi tähelepanu piisava hulga vedeliku joomisele. Vedelike hulka loetakse põhiliselt gaseerimata vett või patsiendi enda tehtud suhkruta maitsevett ja suhkruta taimeteed. Patsiendil on vaja ka ise jälgida, et vedelikku saaks piisavalt tarbitud. Tume ja hägune uriin, suukuivus ja halb hingeõhk võivad viidata ebapiisavale vee tarbimisele. Päevane vedeliku kogus tuleks juua võimalikult ühtlaselt terve päeva jooksul ja eraldi söögikordadest. Juua võib umbes 20–30 minutit enne ja 20–30 minutit pärast söögikorda. Esimesel perioodil võib korraga juua väga väikeseid koguseid, vaid 1–2 lonksu. Seejärel tuleb oodata 5–10 minutit enne uue vedeliku koguse joomist. Soovitav on end varakult harjutada korralikult vett jooma. Veepudeli kaasas kandmine aitab ennetada vedeliku puuduse teket ja nii saab patsient päeva jooksul korduvalt väikeste lonksude kaupa juua. Kõrrega joomisel ja söömise ajal rääkimisel neelab patsient tavaliselt alla rohkem õhku, mis võib tekitada röhitisi ja puhitust, võib võimendada valu õlas ja rindkere ülemises osas. Seega ei ole see soovitav. Samal põhjusel on hea vältida ka gaseeritud jooke, sest need tekitavad gaase ja peensoole liigset venitust. Tuleb vältida kõrge lisatud suhkrusisaldusega jookide joomist, sest need põhjustavad dumping-sündroomi, mis omakorda võib tekitada iiveldust, pearinglust, tahükardiat, nõrkust, vahel kramplikke, kõhuvalusid ja kõhulahtisust. Esimese 2 nädala jooksul võiks patsient käia igapäevaselt regulaarselt jalutamas, lisades koormust vastavalt enesetundele. Jalutamine koos piisava vedeliku tarbimise ja kiudainerikka toiduga aitab ennetada kõhukinnisuse teket. Jalutuskäigu pikkus sõltub enesetundest, kuid võiks kesta korraga umbes pool tundi. Esialgu tuleb kindlasti vältida raskete esemete tõstmist. Lähtuda võiks põhimõttest, et liigutused, mis põhjustavad ebamugavustunnet või valu kõhus, ei ole lubatud. Teisel perioodil ehk 3–4 nädalat pärast operatsiooni hakkab patsiendi uus magu paranema, kuid ei ole veel valmis seedima tahket toitu.
Seetõttu, kui patsient talub püreestatud toite, võib ta nüüd jätkata pehmete toitude söömisega. Piisavalt pehmed toidud on kergesti kahvliga taldrikul purustatavad ja lihtsalt peeneks näritavad. Püreestamine pole enam vajalik, kuid suuri tahkeid toidutükke alla neelata endiselt ei tohiks. Sellel perioodil võib patsient hakata end harjutama 3–5 väikese regulaarse söögikorraga. Vähem kui 3 korda päevas süüa ei ole soovitav. Kõhtu ei maksaks süüa liiga täis. Süüa tuleb kuni rahulolutunde tekkimiseni ja mitte üle 150 milliliitri korraga. See on vajalik, kuna õmblused maol ja peensoolel võivad esialgu olla üsna kitsad ja nii saab tagatud toidu sujuv probleemideta edasiliikumine. Kindlasti tuleb jätkata tarbitava valgukoguse jälgimist. Päevas tuleb süüa umbes 60 grammi valke. Valgulisandid ei ole enam ilmtingimata vajalikud, kuid neid võib soovi korral tarvitada. Kui patsiendil tekib probleeme pehmete toitude söömisega, tuleks tagasi pöörduda püreestatud toitude juurde. Nädala pärast võib taas proovida pehmet tekstuuri. Vedelike tarvitamist tuleb samuti jätkata ja võimalusel tõsta päevast kogust umbes 1,2 liitrini. Sarnaselt eelmiste perioodidega tuleb juua aeglaselt lonksude kaupa, toidukordadest eraldi. Kui patsient joob kiiremini, kui tema magu tühjeneb, tõuseb vedelik tagasi söögitorusse ja põhjustab survetunnet rinnus. Joomine samaaegselt söömisega võib magu liialt kiiresti täita ja see võib põhjustada kõhuvalu, iiveldust, oksendamist või dumping-sündroomi. Teisel perioodil peaks patsient olema jätkuvalt füüsiliselt võimalikult aktiivne. Treeningutest sobivad näiteks jalutamine, kiirkõnd, kepikõnd ja jalgrattasõit. Koormus tuleb lisada vastavalt enesetundele. 3 nädalat pärast operatsiooni või kui nahaõmblused on eemaldatud, võib patsient minna ujuma või vesivõimlemisse. Olete saanud ülevaate 2 esimesest perioodist ehk esimesest kuust pärast operatsiooni. Loengu kokkuvõtteks tooksin välja olulisemad punktid käsitletud perioodidest. Pärast operatsiooni on oluline, et patsient hakkaks võimalikult kiiresti vedelikke jooma ja püüaks juba haiglas olla füüsiliselt aktiivne. Esimese 2 nädala jooksul pärast operatsiooni peab söödav toit olema püree konsistentsiga. 3. ja 4. nädalal pärast operatsiooni võib patsient süüa pehmet toitu. Tähtis on tagada piisav vedeliku tarbimine. Kasulikud on aeglaselt söömine ja täiskõhutunde tekkimise tunnetamine. Liikumisharjumused on vajalik varakult kujundada ja igaühel tuleb leida endale sobiv treening.